Nii, aitäh sissejuhatuse eest ja tere kõigile, kes seal ekraani taga on. Hakkame rääkima teemal, mis on minu jaoks isiklikult põnev, aga tegelikult laiemalt ka väga oluline teema ja oluline mitmes aspektis. Et esiteks me räägime loomulikult mingist järgmisest sammust e-riigi arengus, aga teisalt on nõusolekute puhul tegemist nagu teemaga, mis võib täiesti vabalt ümber kujundada selle, kuidas me enda isikuandmetesse üldse suhtume ja kuidas me näeme seda, kuidas meie isikuandmetega midagi teha saaks. Ehk siis, et seda konteksti võib-olla ka laiemalt mõista, ma hakkan pihta hoopis kuskilt kaugemalt. Ja ütlen, et te olete kõik andmesubjektid. Mida see praktikas tähendab, et te kõik andmesubjektid olete? See tähendab seda, et teist kui inimesest on olemas mingit sorti versioon kuskil andmebaasis, mingi kuvand või ütleme tõmmis teist kui inimesest, mis siis kas rohkemal või vähemal määral kirjeldab seda, milline te inimesena olete. Ja loomulikult, kui ma räägin sellest versioonist, sellest mittetäielikust versioonist teist, siis ma pean silmas isikuandmeid. Et kujutage ette, et kui me võtame näiteks andmed geenivaramust, siis ilmselt on ainult aastate küsimus, kui nende andmete põhjal saabki kokku panna elava ja hingava versiooni teist ka füüsilisel kujul. Et kui me võtame näiteks andmed teie autode kohta, siis kui see annab küll ähmaseid vihjeid, aga siiski kirjeldab ka seda, milline te inimesena olete, eks. Ja neid andmebaase, kus mingid versioonid teist elavad ja eksisteerivad, neid on tohutult, eks, üle maailma. Ja sellepärast ma ei hakka rääkima siin Facebookist ega TikTokist, vaid räägime sellest, mis toimub riigis ja riigi andmebaasides. Hellitavalt me kutsume neid andmekogudeks. Ja nüüd meie nagu tänase teema valguses on nagu paar lähtekohta. Esimene on see, et isikuandmetest mingit kasu oleks, peab neid kasutama mingil viisil. Ja kahtlemata riigi andmebaasides, andmekogudes olevaid isikuandmeid kasutatakse ja väga selgetel ja defineeritud eesmärkidel, et iga see kasutus on nagu kuskil kirjas, kas mõne paragrahvina, mõnes määruses, võib-olla mõnes seaduses isegi. Aga see ei ole isikuandmete puhul nagu kindlasti see nagu kogu pilt, eks, et neid saaks kasutada nagu palju laiemalt. Isikuandmetes olev väärtus on nagu mõneti lukus ja me saaks kutsuda appi erasektori seda väärtust lahti lukustama. Et see on esimene sükke lähtekoht, miks me sellest teemast täna räägime. Teine lähtekoht on see, et isikuandmed on inimesele natuke kauged, ehk siis see võimalus kontrollida seda, mis minu isikuandmetega toimub, on üsna väike täna, eks. Ja nendest kahest punktist võib järeldada, et meil on arenguruumi ja just see on see, mis meid nagu täna tegevusele sunnib. Räägime nüüd sellest, milline siis oleks see ideaalne pilt. Ehk siis, kui meil eelmisel slaidil oli andmesubjektiga tegemist, siis tegelikult me räägime ju inimesest. Ja mis nende suur vahe on see, et isikuandmed on tegelikult inimese lahutamatu osa. Ehk siis see käib tegelikult inimesega igal pool kaasas. Ja siis, kui me selle niimoodi sõnastame, võiks isegi öelda, et isikuandmed on justkui inimese laiendatud koosseis. Ja kui me selle niimoodi sõnastame, siis muutub loogilisemaks ka see jutt sellest kontrollist. Et kui ma pean ennast või kui ma pean midagi enda osaks, siis loomulikult ma tahan seda ka kontrollida, eks. Ja mis viisil see kontroll siis nagu praktikas väljenduks, siis kui me räägime isikuandmetest. Esiteks loomulikult ma pean teadma, kus mu isikuandmed on. Eks ma tean tegelikult, kus ma ise olen, eks. Teiseks kindlasti see, et ma tean, kes need isikuandmetega midagi teeb ja kuidas neid kasutab. Ja nüüd kolmanda punktina ma saan ka otsustada seda, kes nende isikuandmetega veel midagi teha saaks. Ja see on see punkt, kus me hakkame nüüd konkreetselt rääkimegi nõusoleku teenusest kui ühest instrumendist, mis seda lähitulevikus võimaldama hakkab. Me ehitame selle teenuse loomulikult meie e-riigi vundamendile, ehk siis kasutades ära olemasolevaid komponente. Ehk andmevahetus loomulikult käib üle XD, me kasutame autentimiseks e-ID-d ja me loome ühe kanali inimese jaoks Eesti eesse. Ja ehk kokkuvõttes võib öelda, et me kasutame seda e-riigi taristut, nii nagu ta meil täna on.
meil on üsna unikaalsed viisid tegelikult, eks, või ütleme unikaalsed eeldused nagu millegi sellise ehitamiseks. Ja ma ei taha siin nagu patsutada nüüd meid nagu õlale uuesti, et öelda, et nagu hästi tehtud, eks, nagu tegelikult see paneb meile suurema pinge peale, et me peame need nagu komponendid ka kuidagi reaalselt ära kasutama nende eesmärkide valguses, eks. Ja kolmandaks, no me peaks seda Riias tegema keskselt just sellepärast, et noh, ainult nii on võimalik luua reaalselt nagu koosvõimelisi lahendusi, eks, et kui igaüks eraldi midagi sellist arendama hakkab, siis lihtsalt nagu ütleme, mingit sorti nagu innovatsiooni võimalused, mingid ristkasutused muutuvad tahes-tahtmata keerukamaks. Läheme nüüd veel konkreetsemaks ja räägime seda, millist protsessi meie nõusolekuteenus reaalselt ka toetab. Ehk siis me oleme juba natuke rääkinud inimestest, me oleme rääkinud nendest andmekogudest ja sellest nõusolekuteenusest ka loomulikult. Ma suunaks teie tähelepanu nüüd sellele rohelisele kastile seal ehk ettevõtjale ehk sellele, kes nendest isikuandmetest mingit reaalselt väärtust välja võluma hakkab. Ja inimene pöördubki selle ettevõtja poole ja tahab mingit teenust tarbida. Nüüd see ettevõtja teab, et ta ei saa isikuandmeid riigi käest kätte ilma nõusolekuta. Ta suunab inimese nõusolekuteenusesse nõusolekut andma. Inimene annabki selle nõusoleku ja mis nüüd juhtub, on see, et ettevõtja lähebki andmekogu juurde, teades, et tal on see nõusolek olemas. Läheb neid andmeid küsima. Andmekogu läheb ja kontrollib omakorda, kas see nõusolek ikkagi on olemas. Sellepärast, et inimesel on iga hetk võimalik see nõusolek tagasi võtta. Ja kui kõik on korras, siis see vähendatud mittetäielik versioon sellest inimesest, see tõmmis või jäljend liigubki sellest andmekogust siin ettevõtte kasutusse, kus siis toimub see reaalne väärtusloome. Läheme veel konkreetsemaks, räägime nendest kasutusjuhtudest. Näiteks meil on üks terviserakendus, kes tahab pakkuda immuniseerimispassi teenust. Tal on vaja selleks andmeid terviseinfosüsteemist, eks? Et see on nagu käesoleval ajal väga oluline teema, millega tegelda. Me saaks osa sellest innovatsioonist, osa neist lahendustest outsource'ida erasektorisse. Näiteks meil on krediidiandja, kes vajab krediidiotsuse tegemiseks andmeid Maksuametilt, eks? Meil võib olla näiteks üks liiklusrakendus, kes tahab viia kokku autonumbrid ja autoomanikud, eks? Et pakkuda mingeid huvitavaid teenuseid selle põhjalt. Või näiteks haridussektoris, eks? Me kogume haridusinfot tegelikult ja järjest rohkem ja saaks teha selle info põhjal mingid informeeritud otsuseid, luua otsustus nagu tuge nii õpetajatele kui õppuritele, eks? Mis mulle selle slaidi juures kõige rohkem meeldib, on see, et need on päris näited kõik. Ja need on välja kujunenud meie koostööst juba esimeste potentsiaalsete osapoolte ja piloteerijatega. Ja loodetavasti saate mõnda nendest teenustest kindlasti juba aastal 2021 kasutada. Nüüd kõik natuke õigustundlikumad inimesed ja võib-olla mõned andmekogu esindajad ka publikumi hulgas. Teie jaoks ma olen pannud kokku selle slaidi, kus me ütleme selgelt välja, et kui tegelikult see nõusolek, millest me räägime, on nõusolek andmekogule andmete edastamiseks. Et isegi kui protsessis jääb muljeks, ja tegelikult protsessis ongi nii, et nõusoleku küsimise algatab see ettevõtja või see teenusepakkuja, siis tegelikult antakse nõusolek ikkagi andmekogule, sest et just andmekogul on vaja seda õiguslikku alust andmete väljastamiseks. Nüüd, teine oluline punkt on see, et sellel nõusolekul on teatav selline nagu kasutusmaht või raadius, et nõusolek reguleerib ära ainult andmete edastamise. Et siis, kui te kujutate ette, et meil käib protsessina andmete edastamine ja siis andmete töötlemine juba seal, kus need andmed edastati. See reeglina see andmetöötlus nagu toimub ise lepingu alusel, mis on siis kahe eraõigusliku nagu subjekti vahel, ehk siis inimene ja siis näiteks rakenduse pakkuja. Ja loomulikult meie suur ja kõige olulisem uus või võrdlemisi uus paar aastat vana juba, eks. Isikuandmete kaitse üldmäärus ehk IKÜM kirjutab meile siis ette 11.3, mida me peame ka enda nagu teenuse ehitamise juures konkreetselt jälgima. Et näiteks, mis meid väga mõjutab, nõusolek peab olema konkreetne, ehk siis sa ei saa anda nõusolekut umbes kellelegi igavesti nagu tegemaks mida taheseks.
et meil peavad olema nõusolekul nagu konkreetsed ja hästi defineeritud komponendid. Ja näiteks nõusolek peab olema selge ja lihtne, inimesele arusaadav. Siin on nagu konkreetsed nõudmised nagu meie süsteemi UX-ile tegelikult, eks, et me suudaks seda asju kuidagi selgelt ja arusaadavalt kuvada. Ja nõusolek peab olema alati tagasivõetav. Et see on üks selline omadus, mida ei saa nõusolekult ära võtta. Ja me peame loomulikult selle kasutusteekonna enda süsteemi algusest peale väga tugevalt sisse looma. Et just sellepärast seal protsessis, miks see andmekogu käib küsimas nõusoleku teenuselt uuesti üle, kas see nõusolek ikkagi kehtib, sellepärast, et iga hetk võib inimesele tagasi võtta. Natuke juriidikast juba räägime sellest kontekstist natuke veel. Et siis, kui me vaatame üleüldiselt seda problemaatikat, mis on vaja lahendada, enne kui üldse nõusoleku teenusega laivi minna, siis see pilt on umbes selline, et meil on see tehnoloogia osa, millega RIA konkreetselt nagu täna kõige rohkem tegeleb. Võib-olla kuskil kolmandik sellest nagu kogu suurest nagu teemade kogumist, millest on vaja siis nagu läbi närida. Ja ma olen kirjutanud selle ülejäänud kohta, et see on muu, aga tegelikult seal sees on päris palju. Ja kuna meie esimesed piloteerimised on just nagu tervishoiusektoris, siis Sotsiaalministeerium üheskoos MKM-iga on võtnud paati Ernst & Youngi, kes aitab meil siis üht-teist läbi analüüsida ja need tõlgendused ja vastused leida enne laivi minekut. Ehk siis me räägime siin asjadest nagu õigusanalüüsid, kõik võimalikud mõjud, mis kindlasti andmete suurenenud jagamisega kaasnevad, eks. Et siin on see küll võib-olla natuke kulunud näide, et kui sa leiutad auto, siis sa leiutad ka need autoõnnetused sinna kõrvale kohe. Et me tegelikult andmete jagamisel on väga palju positiivseid külgi, millest ma siin peamiselt rääkinud olen. Aga me peame mõtlema ka nendele külgedele, või ütleme, et nagu neile võimalikele ohtudele, mis siis andmete jagamisega kaasneda võivad, eks. Loomulikult see haldusmudel on vaja ka riigis kokku leppida. Et meie RIA-na hakkame seda nõusoleku teenust küll pakkuma, aga see ei ole ju nagu loo lõpp veel, eks. Et meil on andmekogudele erinevaid rolli ülesandeid, meil on mingid eel- ja järelevalvesüsteemid ja protsessid, mida täna ei olegi olemas. Ehk siis need kõik on hetkel välja töötamisel ja me teeme seda hetkel üheskoos Ernst & Youngiga. Ja lõppkokkuvõttes me võib-olla tahakski neilt teada ka seda, eks, et äkki me peame mingit sorti seaduseid muutma, kes teab, eks. Nüüd räägime kiirelt ka sellest, millest see nõusolek siis ehitatud on nagu, või üles ehitatud on, eks. Et meil on konkreetsed osapooled igal nõusolekul. Meil on andmete kasutamise eesmärk. Vastupidi, kõigepealt meil on andmed, see ülevaade neist andmetest, eks, millest jutt käib üldse. Siis meil on andmete töötlemise eesmärk ja meil on igal nõusolekul konkreetne kehtivus. Et see asi ei jääks lihtsalt nagu kastide tasandile, ma näitan teile ka üht-teist. Ehk siin ta on, umbes selline näeb see nõusolek välja, kui seda nüüd näha on siit. Ehk siis nagu täpselt need samad osapooled, nõusoleku andja, edastaja, saaja ja kujutage ette, et teid on nüüd ühest reaalsest teenusest saadetud justkui nagu pangalingiga nõusolekut andma. See on nüüd see vaade, mis teile siis näha on. Ehk siis see näide on konstrueeritud siin ühe maksuameti teenuse põhjal, mis ongi siis isiku maksevõime teenus konkreetselt. Ja meil ongi näha siin see andmete hulk, mis edastatakse. Meil on näha siin see andmete töötlemise eesmärk, miks neid vaja on ja kellel neid vaja on. Ehk siis meil on siin üks välja mõeldud osapool nagu ABC Finance. Meil on selle nõusoleku kehtivusaeg siin selgelt välja toodud. Ja meil on võimalused, mida see inimene selle nõusolekuga veel teha saab. Ta saab selle tagasi võtta, ta saab näha seda, mis nende andmetega reaalselt tehtud on, et millal ja kellele neid edastatud on. Ja üldse tutvuda selle nagu teenuse kui sellisega. Ja inimene vaatab seda andmete komplekti ja saab otsustada, et kas ta annab selle nõusoleku või ei anna. Ja kui ta annab, suunatakse seda teenusse tagasi, mõtlen, et analoog pangalingiga, ma arvan, et on kõige lihtsamini mõistetav. Nüüd vaatame seda ka, milline see selline nagu haldusvaade siis on. Et kui ma olen andnud neid nõusolekuid hulgi, siis me tekitame loomulikult ka ülevaate nendest kõikidest nõusolekutest, mida inimene on andnud. Ta saab nendega tutvuda siin, niimoodi kiirelt meenutada, et milles see asi siin konkreetselt nüüd oli. Ta saab alati
vaadata seda nõusolekut nagu täies mahus, sellepärast, et me salvestame selle muutumatult maha alati, eks. See on õiguslikult on meil ka nõue, et iga nõusolek peab olema taas esitatav, eks. Ja mis on jälle siin väga oluline, on see, et selle nõusolek saab alati, selle saab tagasi võtta ja see peab olema GDPR järgi ka vähemalt sama lihtne kui selle nõusoleku andmine. Mis siin veel kiirelt näha on see, et me talletame ka kõik kehtetud nõusolekud, ehk siis lisaks sellele, et inimene saab selle tagasi võtta, saab selle tagasi või saab see lihtsalt aeguda või saab selle nii-öelda kehtetuks muuta ka näiteks seesama andmekogu, kes seda teenust pakub, juhul kui ta näiteks seda teenust ei paku enam. Nii et selline see inimese vaade välja hakkab nägema. See hetkel muidugi on prototüüp küll, aga me läheneme muidugi jälle veerast siin või ütleme, et me kasutame veerat ja paneme ta sobima kogu selle Eesti e-keskkonnaga. Ma lähengi siit nüüd edasi ja räägin sellest ka, et nagu tegelikult meil ei ole ainult inimese vaade nõusoleku teenuses. Meil on ka see nii-öelda halduri vaade ehk igal andmekogul on nagu keegi, kes need nõusolekud siis üles seab, eks, et nagu loob need eeldused nende nõusolekute andmiseks ja suures plaanis võibki öelda, et esiteks on meil vaja deklareerida teenus üldse, eks, et millist teenust see andmekogu siis nõusoleku põhiselt pakub. Aga teiseks on vaja deklareerida eesmärk, ehk siis milline väline osapool, ehk siis see kolmas osapool ettevõte nüüd seda teenust ja mis eesmärgil kasutab. Ja loomulikult meil on siin selles andmekogu vaates veel teatav selline või ongi infosüsteemide halduseks nimetame seda, ehk siis igal andmekogule on omased mingid parameetrid, mis siis reeglina väga palju ei muutu. Nii, ja räägime nüüd ka sellest, et millal saab, ehk siis võtmeküsimus võib-olla. Ma alustan sellest sinisest joonest seal üleval ja kohe meie esimene suurem eesmärk on veebruari alguses. Et me tahame selle süsteemi saada nii valmis, et me suudaks nagu kogu seda protsessi niimoodi sõnumipõhiselt XD testkeskkonnas läbi mängida ja juba reaalselt esimeste kasutajatega. Järgmine suurem eesmärk on meil saada kuskil aprilliks see kogu süsteem valmis, ehk siis nagu kõik inimese vaated, kõik UI-deks, nagu kõik need suunamised ja vajalikud komponendid seal vahepeal. Ja me oleme planeerinud enda projekti lõppu täna, eks juuni lõppu 2021, see võib olla võib-olla natuke juuni alguses, aga selleks hetkeks me tahame saada siis esimese, ütleme, nagu toodangu kõlbuliku, laivi kõlbuliku MVP valmis, mis on siis, mis toetab meie esimesi reaalseid kasutusjuhte. Nüüd, kui me läheme rida allapoole sinna selle lilla kasti juurde, siis seal on peale kirjutatud integratsioonid ja me tahame hakata võimalikult vara integreerimistega pihta, et avastada just need punktid, millele me võib-olla ei ole osanud mõelda arenduses. Et meil on teatavad väiksed puhvrid sisse jäetud just nendeks ümbertegemisteks, sellepärast, et reaalses elus nagu katsetamine toob ikkagi alati süsteemide mingid nõrgad kohad välja, eks. Ja pärast seda, kui meil on ka juba tegelikult inimese vaade paigas ja need suunamised ja kõik see, siis me saame tuua pardale juba meie esimesed reaalsed, ütleme siis teenusepakkujaid ettevõtted ja meil on olnud projekti algusest peale üks just nagu tervishoiusektoris tegev ettevõtte Medikeep, kellega me siis plaanime just täpselt seda immuniseerimispassi nagu kasutusjuhtu piloteerida. Nüüd minnes rida allapoole sealt on meil ka loomulikult seesama mõjuanalüüs, mis on selline hästi mahukas tegevus ja mida veab eest Ernst & Young. Selle lõppraport on siis jaanuaris kuskil ja me loodame, et see siis nagu vastab ära nagu paljudele, ilmselt küll mitte kõigile, aga ikkagi olulisele osale nendest lahtistest küsimustest siis mitte tehnoloogia vallas, millega me peame enne laivi tahes-tahtmata tegelema. Ja pärast seda või tegelikult juba natuke enne seda me peame siis mõtlema sellele, kui palju meil üldse vaja on mingit seadusandlust, mingit õigusküsimusi, eks nagu muuta, mingit käsitlusi riigis näiteks. Ja meil on selline optimistlik, aga hea tahtmisega olla realiseeritav plaan selle kõigiga saada suveks 2021 valmis, et meie esimesed reaalsed kasutusjuhud siis juba ilmavalgust näeks. Siin ma hetkel lõpetangi ja
ja kindlasti on teil küsimusi. Meil on täpselt 5 minutit, vaatan. Sander, sul on täiesti õigus. Meil on küsimusi ja 5 minuti sees kõiki need küsimusi ära me ei jõuagi küsida, seda ma tean juba ette, sest et neid küsimusi sinu ettekande peale tuli ikka väga palju. Fantastiline. Aga alustame kõige populaarsemast küsimusest. Riik osutab teenuseid seaduste alusel. Seetõttu, kas riigiasutus peab üldse küsima neid nõusolekuid inimestelt? Jaa. Siin ongi nüüd see asi, et riik osutabki teenuseid seaduste alusel ja kogu see andmevahetus, mis riigi andmekogude vahel toimub, ongi puhtalt ära reguleeritud, nii nagu ma ka oma teises või 3. slaidis ütlesin. Ja meil on nüüd vaja nõusolekuid juhul, kui ütleme, see andmekasutus kui selline või andmete edastamine ei ole seaduses reguleeritud. Ehk siis me katamegi ära need nagu kasutusjuhud, kus siis andmeid oleks vaja mingiks eesmärgiks, mida ei ole konkreetselt seaduses defineeritud. Ja me anname siis inimesele võimaluse olla sellega nõus või mitte olla nõus. Nõusolek ei ole isikuandmete kaitse üldmääruse alusel avaliku sektorile sobilik õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Seega avalikus sektoris see ei töötaks. Kas nõusoleku teenuse kasutajaks on alati erasektor? Jah, täiesti õige tähelepanek, et üks avalik sektori asutus ei saa teiselt nõusolekuteks küsida põhimõtteliselt. Et avalik sektori sees toimubki see kõik seaduse ja määruste ja kõige muu alusel. Reeglina me näeme nagu tänastes esimeses kasutusjuhtudes kindlasti seda, et selle nõusoleku subjektiks on üks erasektori osapool. See võib ilmselt mingites vormides olla ka mõni MTÜ näiteks või midagi sellist. Et siis siin on vaja kindlasti nagu juristidega seda nagu täpsemalt arutada. Aga selge on see, et kui erasektori ettevõttel on vaja riiklikust andmekogust andmeid, siis sellel andmekogul on vaja inimese nõusolekut, et need andmed välja anda. Kui asutus kasutab kliendile teenuse andmiseks 12 erineva registri andmeid, kas pole oht, et selle ühe avalduse töötlemiseks jookseb see keskne nõusoleku rakendus kokku? Meil on ju 10 asutusi riigis. See on hea küsimus. Selles mõttes, et ilmselt võib teoritiseerida, et mida rohkematest eri valdkondadest need andmed tulevad, seda suuremad on sellised võimalused ristkasutuseks, eks. Ja me peame sellele kindlasti mõtlema. Kuidas meie nagu teenuses või meie selles süsteemis ütleme, et meie läheneme iga andmekogu teenusele kui eraldiseisvale nõusolekule. Ehk siis kui inimene tahabki tarbida mõne ettevõtte poolt loodud teenust, mis kasutab 10 andmekogust andmeid, siis ta annabki 10 nõusolekut. Sellepärast, et see andmekomplekt iga selle teenuse juures on erinev. Ja ütleme, et see andmete agregeerimine toimubki siis seal ettevõtte juures. Kas nõusoleku tagasivõtmine kehtib ainult etteulatuvalt? See tähendab, ei pea tagantjärele mingeid nõusoleku alusel küsitud andmetega midagi tegema hakkama. Nõusoleku tagasivõtmine tegelikult siis kui selle etteulatuvuse all on mõeldud seda, et see mõjutab ainult seda, mis toimub tulevikus, siis see on nii, jah. Sellepärast, et need andmed, mis on juba edastatud ja mis on juba selle andmete nagu töötleja poolel, neid töödeldakse edasi uuel õiguslikul alusel, ehk siis reeglina mingist lepingust nagu tuleneval alusel. Kas kõiki nõusolekuid antakse tasuta või kunagi saab neid ka hinnastada läbi selle platvormi? Esialgu me hinnastamisplatvormi sisse ei ehita sinna ja sellist konkreetset plaani meil ka roadmapis täna veel ei ole. Et see arusaam, millest võiks lähtuda, on minu arust see, et me loome ikkagi platvormi innovatsiooni toetamiseks ja võimaldamiseks. Ja tegelikult võtame selle sama tervisesektori näiteks, et meie tervisesektoril üldiselt võib olla sellest nagu lõppkokkuvõttes kasu, siis kui me suudame osad tegevused ütleme erasektorile üle anda ja ma arvan, et riik peaks ütleme nagu sellel üllal eesmärgil nagu ka ise natuke ütleme raha sisse panema, need võimalused looma, et selle ütleme raha küsimine kindlasti siin selle nagu teema peamine eesmärk ei ole, eks. Kas ma näen, kas minu antud nõusolekut on reaalselt kasutatud või mis andmeid andmete omanik reaalselt edastas?
ja täpselt, see on meil nagu natuke veel analüüsi faasis, aga kindlasti on näha need reaalsed andmete edastused. Siin on natuke küsimuse koht see, kui granulaarselt me hakkame näitama seda, kuidas on kasutatud iga nõusolekut, eks. Et kas me hakkame nagu näitama igat seda nõusoleku kontrolli korda. Ütleme, et meil on siin mitu varianti laual ja meil on ka tegelikult prototüübid, mitu versiooni sellest, kuidas me seda teeme. Ja eks meil on ees veel nagu kasutaja testimist ja me peame lähtuma siin reaalsete klientide tagasidest, et mis info neil on oluline. Sest tehnoloogiliselt saab seda kõike teha. Lihtsalt siin on küsimus selles, et kas me valame inimesed nagu infoga üle ja kas nad sellest midagi saavad, eks. Kas SOM-i ja Ernst & Youngi analüüs saab olema avalik? No ma arvan küll, jah. Kindlasti me ei tee siin riigis ju midagi niisugust nagu varjatut. Et nii kui see valmis saab, ma arvan, et selle lingi saab, jah. Mina annan nüüd Sandrile nõusoleku, et ta võib siit lavalt nüüd lahkuda, sellepärast et aeg on täis saanud ja läheme edasi järgmise teema juurde. Aitäh, Sander! Saame nüüd teada, mis on uut toimumas X-teel. Andmevahetustehnoloogia X-Road teekaardist ja sellest, kuidas toimub X-teega liitumine, teeb ülevaate andmevahetuse osakonna juhataja Joonas Heiter.